mina olen Liisa Puusepp, töötan siin majas Tallinna Ülikoolis ökoloogiakeskuses teadurina. Teadustöö raames teen erinevaid projekte, mis seotud väga palju keskkonnaharidusega. Ja samal ajal ma õpin ka siin majas õpetajaks. Ja teine suurem töökoht on mul Keskkonnaministeeriumis, kus ma töötan keskkonnateadlikkuse nõunikuna. Ja mina olen Mihkel Kangur, samuti Tallinna Ülikooli ökoloogiakeskuse vanemteadur, ökoloog, Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi jätkusuutliku arengu dotsent. Aga lisaks õppetööle ja teadustööle siin Tallinna Ülikoolis töötan praegust õpetajana ka Tallinna Kalamaja põhikoolis, sest nagu Liisagi õpin ka mina praegusel hetkel, et saada õpetajaks. Kui rääkida jätkusuutlikust arengust, siis 70ndatel ja 80ndatel aastatel, kui töötati välja jätkusuutliku arengu kontseptsiooni, siis peeti silmas kõige enam taastumatute loodusressursside otsa lõppemise probleemi. Nähti ette, prognoosid näitasid, et inimkonna rahvaarvu kasvuga suureneb loodusressursside tarbimine ja tekkis hirm, et taastumatud loodusressursid saavad ühel hetkel otsa. Kuid me teame, et maailmas pole iialgi ükski taastumatu loodusressurss otsa saanud. Seda ei ole inimkonna ajaloo jooksul juhtunud. Lihtsalt olukordades, kus mõnda loodusressurssi hakkab nappima, on inimkond leidnud alati tehnoloogilise lahenduse, kuidas seda puudust lahendada. Sellel sajandil oleme me aga pidanud märkama ja tõdema, et meie inimkonna edasise arengu piduriks on kujunemas nii-öelda taastuvate loodusressursside otsa lõppemine. Üha teravamalt saab meile selgeks, et me oleme väga oluliselt muutnud bioloogiliste süsteemide, elussüsteemide toimimist. Me oleme kardinaalselt muutnud väga oluliste toitainete ringete süsteeme, näiteks lämmastik ja fosfor, aga samuti vesi. Me oleme ära hävitanud ligikaudu 45% põllumajanduseks sobivate muldade elustikku, muutnud nad toitainete vaesteks. Ligikaudu miljard inimest elab oludes, kus neil puudub ligipääs puhtale inimväljadetega mitte saastunud joogiveele. Ja kliimamuutused on käivitanud sõjad, on käivitanud ulatuslikud metsatulekahjud, rääkimata muust reostusest, näiteks ookeanide hapestumine ja selle täitumine plastikuga. Ja kõik see nii-öelda taastuv loodusressurss meie ümber hakkab mõjutama inimkonna heaolu ja toimetulekut. Aga mida siis sellises olukorras teha? Kui varasemalt on inimkond teda piiravatest teguritest, piiravatest olukordadest, kus mõnda loodusressurssi hakkab nappima, välja tulnud tehnoloogia muutusega, siis ka tuleviku mõttes tõesti, ka tehnoloogia muutus saab kaasa aidata sellele, et me nutikamalt, paremini, keskkonda vähem saastavamalt tegeleksime või toimetaksime igapäevaselt. Kuid sellest ainuüksi ei piisa. Keskkonnamuutused on globaalsed, need puudutavad meid kõiki ja seetõttu me peame tegema selles osas rahvusvahelist koostööd. Kuid kõik rahvusvahelised tegevused tuginevad sellele, mida me teeme koha peal. See, millisena me näeme enda ümbritsevat keskkonda, kuidas me panustame selle hoidmisesse, milliseid tegevusi me teeme ise siin koha peal. Globaalsetele väljakutsetele on lahenduseks ainult kohalikud tegevused. Ja tulles tagasi rahvusvahelise koostöö juurde ja näitamaks seda, et see on üks võimalik viis maailma paremaks muuta, siis siin me saame tuua juba päris häid näiteid.
ka aastate taguseid näiteid. Nii on näiteks osoonikihi hõrenemisele pandud piir peale. Samas loomulikult on ka halbu näiteid, et on otsustatud küll ühiselt, et me võitleme kliimamuutustega, aga sinna eriti panustatud ei ole. 2015 võtsid ühiselt ÜRO liikmesriigid vastu säästva arengu eesmärgid, kinnitasid seda, et nad püüdlevad parema tuleviku poole. Ja nii kirjutati ühiselt alla 17 säästva arengu eesmärgile, mis tuginevad, mis kätkevad endas hästi palju erinevaid aspekte, mitte ainult loodusressursse ja säästlikku kasutamist nendes osas, vaid ka puudutavad tervist, puudutavad haridust, puudutavad rahvusvahelist koostööd, puudutavad jätkusuutlike linnade arengut ja nii edasi. Ja need 17 säästva arengu eesmärki on disainitud ja üles ehitatud just nii, et iga üksikisik saab võtta vastutuse ja panustada parema tuleviku nimel, aga saab seda teha koos kogukondadega, saab seda teha riigina, saab seda teha koos maailmaga. Ja need säästva arengu eesmärgid on väga kavalalt tõepoolest disainitud, et täites ühte säästva arengu eesmärki, panustame me ka sealhulgas teise. Ja siin majas me saame just rääkida ja just kui me koole silmas peame, saame rääkida haridusse panustamisest ja just koolid saavad võtta väga suurt vastutust ja läbi kooliprojektide panustada ka rahvusvahelisse koostöösse säästva arengu eesmärkide täitmisesse. Kuna haridus toob kõige püsivama ja potentsiaalselt kõige tugevama muutuse ühiskonnas, siis haridusel jätkusuutliku arengu kontekstis on äärmiselt suur roll. Ja tänapäeval me räägime väga mitmetes erinevates kontekstides, väga mitmetel erinevatel põhjustel sellest, et me vajame haridusuuendust, vajame haridusmuutust ja see eesmärk on kõigil neil üks ja seesama. Me tahame, et meie järgnevatel põlvedel oleks toimunud teatav selline kontseptuaalne muutus selles, kuidas nad suhestuvad ökosüsteemidega. Ja siin olukorras ei piisa sellest, kui me räägime ainult nendest keskkonnaprobleemidest veelgi intensiivsemalt või ainult räägime nendest lahendustest. Äärmiselt oluline on, et õpitegevuse juures, kui me viime läbi erinevaid projekte, siis see ei toimuks mitte ainult läbi õppimise peaga, vaid õppimisse oleksid haaratud ka meie käed ja meie süda. Ehk et me viiksime läbi projekte, mis on päriselt, füüsiliselt läbiviidavad tegevused ja räägiksime sealjuures enda tegevuste eetilistest, sellistest laiematest taustadest. Iga õpitegevust alustades me peaksime küsima kõigilt osalejatelt, kuidas see projekt aitab kaasa nende endi arengule. Kuidas see projekt aitab kaasa nende kogukonnale, külale, linnale, linnaosale, aga ka Eestile. Ja kuidas see projekt aitab kaasa meie maailmale. Säästva arengu eesmärgid on suures pildis jaotatavad 4 aspekti vahele. Need on kultuuriline, sotsiaalne, majanduslik ja ökoloogiline. Kõiki neid 4 aspekte, kultuuriline, mis see tähendab meie kultuuri kontekstis, kas see projekt, mida meie siin teeme, võib tähendada mõnes teises kultuuri kontekstis ka midagi muud. Kuidas see aitab kaasa meie kultuurile, mida on meie kultuurist õppida, et tulla paremini toime tänapäevaste väljakutsetega. Sotsiaalsed suhted, millised on projekti liikmete omavahelised suhted, määravad ära selle projekti tulemuse, aga see annab meile ka lahenduse ja viisi, kuidas me tuleksime toime globaalsete väljakutsetega. Täpselt samasugused sõbralikud, koostoimelised, üksteist toetavad, naeratavad suhted määravad nii lokaalsel tasandil kui ka globaalsel tasandil. Majandussuhted, ilma selleta me ei saa. Majandus on kui kodu selline juhtimisstruktuur. Me ei saa sellest kõrvale vaadata, kuigi katkine majandus on just põhjustanud meie ümber vohava saastatuse ja elurikkuse hävingu. Kuid just nimelt tajudes seda, mis on praeguses süsteemis valesti ja kuidas seda teha paremaks, selles peitubki meie tuleviku edu võti.
ja loomulikult me kõik oma tegevustega, üksikisenditena, üksikisikutena, ühiskonnana peame ära mahtuma sellesse keskkonda, milles me ise sisaldume. Me oleme looduse osa ja me ei saa olla suuremad kui maakera, millel me tegutseme. Ja sellised õpiprojektid saavad olla tõhusad ja hästi toimida ja hästi mõjuda, kui nad järgivad teatud etappe. Tihtilugu siiani, kui me räägime projektidest, siis me sukeldume kohe tegutsema, me unustame ära planeerimise faasid, me unustame ära, mis on väga oluline, me unustame ära unistamise, mida me tegelikult saavutada tahame, kuhu me päriselt jõuda tahame. Ja kui projekt, tavaliselt, kui me räägime projektidest, kui projekt lõpeb, siis loetakse raha kokku ja vaadatakse tulemused kiirelt üle ja tormatakse järgmise juurde. Sellised projektid ei ole enamasti tõhusad ja toimivad ja nad ei ole ka nauditavad. Kui me räägime õpiprojektidest koolides, läbi mille me saame ka säästva arengu eesmärke täita, nendesse panustada, siis on väga oluline, et me alustame unistamisest, et ka lapsed nende õpiprojektide juures unistavad, millist maailma nad tahavad näha, kuhu me tahame selle projektiga jõuda, millist kogukonda või klassiruumi me tahame saavutada. See unistamise etapp võib olla väga-väga suur. Me unistame näiteks ilusast kooliaiast ja siis me paneme õpilastega koos kirja need väiksemad ja suuremad etapid, mis me läbime, et selle unistuse poole liikuda. Ja kui need sellised planeeringud on paika saanud, siis me saame alles tegutsema hakata, me saame oma projekti looma hakata, me saame tegevusi tegema hakata. Ja kui me näeme, et see projekt on, kuskil me näeme tagasilööke, siis me läheme oma unistuse juurde tagasi, me läheme tegevusplaani juurde korraks tagasi, vaatame, kus me oleme mingi vigu teinud, me teeme seal muudatusi ja läheme jälle tegutsema, et see projekt saaks, et me unistus saaks toimida, me saame oma unistuse saavutada. Ja kõige olulisem ka unistuse kõrval on tähistamine, mis ma ennem ütlesin, et mis me tihtilugu unustame ära, et me klapime projekti kokku, lööme eelarve nulli, et siis on justkui projekt tehtud, aga tegelikult on tähistamine äärmiselt oluline kooliprojektide osas siis lastega, kas näiteks lapsevanematele selle projekti tulemuste esitlemine või kooli lõpuaktusel selle projekti tulemuste näitamine. See on väga oluline ja tagasiside andmine lastele, kuidas nemad selle projekti läbisid, mida nad sellest õppisid, et lapsed ise annaksid tagasisidet, mida nad sellest projektist õppisid ja et nad näeksid seda, et nad mängisid väga-väga olulist rolli maailma paremaks muutmisel. Kui teie süda on õiges kohas, siis te ei saa eksida. Nii on.